Nii, saabusin San Mon Lake'i hommikul kella 6 bussiga Šuilist. Arvasin, et on turist shuttle, aga hoopis üks mingi teine buss krabas mind peale ja tõi kohale 7 minutit varem. Ma arvan, et siit sõidab nüüd mingi 1,5 tunni pärast edasi Jushani poole see buss. Teine turist shuttle, mille jaoks ma pileti olen ostnud. Bussiga sõitsin siis Päikesekuu järve juurest Shangongpu peatusse, see üles mägedesse Jushani rahvusparki. Ja nüüd ma pean siis otsima üles, kus on see Mountaineering Center, kus ma pabereid näidata, et saaks matkama minna. Kohe siin tee ääres supermaalised vaated, ega tee oli väga käänuline, päris raske oli bussi siia sõita ilmselt. Jushani rahvuspargi radade kaart. Et ma olen siin, ei oskagi öelda, kuskil siin kandis. Et siin on siis police station, politseimaja, Jushani Bayun Mountain Lodge, kust mõlemast saab 2 luba on vaja siia parki sisenemiseks. Ühes saab 1 loa, teises saab 2 loa. Ette tuli taotleda mingisugune 4 kuud, aga sellest pikemast võib-olla veits hiljem, et kõigepealt põnevusse rada. Et ma tahaksin teha seda tüüpilist Yushan Main Peak rada, mis peaks viima 2952 meetri kõrgusele. No ise olen ma praegult mingi 2600 meetri kõrgusel. Ja siis siukse efektiivselt kohustusliku majutusele loa saad siis, kui peatud siin Bayun Lodge'is. Ehk siis minu tänane matk ongi siit algusest Bayun Lodge'i, et hommikul, varavale hommikul teha tipuõlitust. No nii, lubasid külastuskeskusest üle kinnitatud, lihtsalt lasti foto teha, raha ära maksta 480 raha, mis sisaldab ööbimist seal Bayun Lodge'is. Lisaks tuleb muidugi veel magamiskott ja toidu taha maksta. Ühesõnaga, jah. Ja siis seal tagapool on see politseimaja. Küsisin, et kas mul on vaja paberi peal eraldi politseiluba, siit Bayun Mountaineering Centrist öeldi, et mine küsi politseimajast. Politseimajas on üks kuri onu, osutas Mountaineering Centri poole, ma järeldasin, et ju siis pole vaja. Aga see asfaldijupp siin viib matkaraja algusse ja seda on võimalik sõita 150 raha eest ka shuttle bussiga. Aga ma mõtlesin, et ma jalutan. Siit läheb kohe mõnusasti alla mäge, mis nii viga minna. Et see on see eelsoojendus. Aga saab juba eelsoojenduse pealgi kauneid mäevaateid nautida. All on odus mingisugune asula. Teade, Trailhead. See Jushani mägi on siis Taiwani kõrgeim mägi ja on ka siis Kirde Aasia kõrgeim mägi ja tal on mitu nime. Üks neist on Mount Teade. Ma imestan, et millise tipu otsa mul siit tuleb ronida. Ilmselt kusagile sinna kõrgele ja võib-olla kas see seal taga või? Oihuu, igasuguseid hoiatusi, valingud, tuuled, kalud. Oi. No õnneks vähemasti ilmaga on täna vedanud. Siit on näha, et tipud lähevad kaugele edasi. Rada alustuseks siis selline. Sinna alguspunkti poole tagasi ikka läheb inimesi, väga naljakas. Seda suunda, kus mina edasi tulen. Siin inimesi peale minu tundub, et ei lähegi. Võib-olla asi selles, et ma tulin mingisuguse bussiga ja alles enam keskpäeval hakkan matkama, aga teised olid aklimatiseerumas seal kuskil all Lodge'is. Aga vaated kaunid. Väikene puhkekohakene nimega Monroe Pavilion. Ja kui keegi arvab, et ameeriklase järgi kellegi Monroe järgi nime saanud, siis on see täitsa õige. Aga mitte ei ole see kuulus Ameerika näitlejanna, vaid on hoopis G.E. Monroe, üks maksukonsultant, kes oli missioonil Hiinas ja 1950
teisel aastal siin hukka sai. Ja asi oli selles, et toona rada läks läbi ohtlike alade, kus laviinid, kivilaviinid ja igasugune kivisodi oli teel libe. Ja siis tema sai surma ja pärast seda tema auks tehti rada siis turvalisemaks ja tehti ka see Monroe paviljon. Ja selle kohta öeldakse, et majake nii ilus on peldikpuude ilus, et ökoloogiline tualett. Neid ilusad kulusid võiks vaatama jäädagi, aga ei tasu siin liiga kikerdada. Siin hoiatusmärgid väljas. Selle kohta vist öeldakse cherry blossom, kiltsi õitsemine. Allpool, seal Taipei kandis, need puud on ammu ära õitsenud, aga eks mägedes on seda jagu ikkagist jahedam. Ma ei tea, kas ma hakkan juba kuskile 3000 meetri kõrgusele jõudma, et 2600 peal buss peatus ja sealt hakkasin üles tulema ja täna siis on kokku 1000 tõusumeetrit. Aga rada paistab olema täitsa mugavaks ja turvaliseks tehtud, et kus on niisugused ohtlikumad kohad, siis sealt tuleb trepid ja sild ja veidi üle poole tee käidud ja siin on väikene hinge tõmbamise koht. Varjuline. Parasjagu siit üks suur grupp seab sammud Bayonne Lodge'i poole. No nüüd keegi lähevad samas suunas, mis mina näiks. Ja kohe suurem kari. Natukene vaateid. Lasen neil natukene eest ära minna, sest suurest karjast on raske mööda tügida. Valge metsa vaateplatvorm on see Fight Forest Observation Deck. Ja siin öeldakse, et linde ei tohi toita, et paljud, kes siin on käinud, siin ja seal Monroe paviljonis on andnud lindudele siis süüa ja metsikute loomade lindude käitumine on hakanud sellest muutuma. Ja öeldakse, et ärge seda tehke. Rasked tõusud. Mitte see, et rada oleks raske. Rada tuleb üsna laugelt tegelikult siia üles. On mingisugused kohad, kus tuleb järsku ronimist, aga just see, et sa oled üle 3 kilomeetri kõrgusel 3100, midagi 60 meetrit peaks siin juba olema, mis tähendab, et õhk on hõredam ja võtab hingeldama. Sa vaata, milline kohalik lind. Vau. Ja hakkab viimane kilomeeter minema Bayonne Lodge'ini. No siit näitab, et Tataka on 7,5 kilomeetrit. Tataka on siis see, kuhu see shuttle bass inimesed toob ja kus hakkab päris matkaleda. Eks seda asfalti otsa, mis ma astusin, seda ei ole seal arvestatud. Viimased trepid. Paradiisi jõudmine on raskeks tehtud. Näe, lodž paistab sealt ülevalt. Ja võidukas teadaanne. You have arrived at Bayonne Lodge. Please show the administrator ja your park permit. Pargiluba tuleb siin näidata. Ühesõnaga siukene lodž on siis. Näidati mulle koigu kätte. See alumine siin number 212. Magamiskoti ja toidu siis ma olin ka tellinud. Ja siis taheti, et anna pass garantiiks ja ma ei tahtnud passi nagu ära anda. Et ega pildiga dokumenti ja siis vaidlesime seal ja siis jäi kokkuleppe, et raha sobib ka, et ma andsin siis 2000 seda kohalikku raha garantiiks, et kui magamiskoti tagasi viin, siis saan rahakesed tagasi. Loodetavasti. Okei, aga kell on 5, mis tähendab, et on õhtusöögi aeg. Ja ma lähen vaatan, mis siis süüa antakse. Ja iga koigu juurde siis on ette nähtud, et sul on niisugune kotikapp. Et kui näiteks homme lähed tipu tegema, saad oma koti siia kappi jätta. Missugune see minu oma on. Ja siis plätad.
siuksed anti, et saapad pidi alla jätma, matkasaapad. Tualetid sellised tagasihoidlikud. Ma ei tea, kus see pesutumbel on. Siit juba läheb mingi rada. Siuke menüü anti sealt lettidest. Ja siis sain söögipiletid, ühesõnaga õhtusöök, varane hommikusöök ja siis brunch. Mitte just liiga palju, liiga suur kogus. Hommikused sagimised, viimased hommikusöögid. 1:37 hakkasid juba pihta ja kõik tahavad minna päikesetõusuks Mäkke. Näed, kuidas lambikesed progresseeruvad, endal ka lambike. Vaateid veel väga suurt ei näe. Tähed on taevas. Läbi kaamel silma ei sääleta midagi. Aga eks ma siis progresseerun edasi. No siit tuleb väike kettidega ronimine. Et viimased tõusud on lähevad jälsemaks. Väljas on ikka veel nii pime. Tähed on lihtsalt taevas. Jälle läbi kaamel silma vist ei säleta. Siis näiks algavat see niinimetatud tuulekoridor. Uskumatu, ongi tipus. Mängik. Ja ikka pole veel tõusnud. Aga juba hakkab valgenema. Tipud hakkavad paistma. Inimesed saavad ennast sisse päiksetõusu ootama. Aga ma mõtlen, et hakkan vaikselt alla minema ja võtan päiksetõusu allpool vastu. Sest ega siin üleval on külm ja mul ei ole eriti mingeid vatte kaasas. Näed, kuidas siit inimesed üles tulevad. Ja juba valgeneb. Noh, nüüd juba valgused sellised, et pole lampe vaja. Väga jõusad vaated. $3952 meetrit on siis selle Mount Diade kõrguseks. Varahommik. Minu arvates kõige ilusam ongi see, et mitte see otsese päikesetõus, aga see, mis jääb teisele poole. Kui päike tõuseb idas, siis et mis lääne suunast paistab. Et see on minu meelest kõige kenam. Altpoolt ülesvaadega mäele. Terve lähelikule. Tegelikult see Mount Diade või Jushani main peak, et ta on nagu mäestike ristimise kohas, et Jushani pargis need mäed moodustavad nagu listi ja siin on nagu lisaks sellele põhitipule on siis põhja, lõuna, ida, lääne tipud ja veel muudki tipud. Üsna ootamatult kiiresti jälle Bayun Lodžis tagasi. Et kogu see käik seal üleval mäe otsas
võttis mul aega mingi 3,5 tundi. Pakkisin oma suure kotti jälle Bayonne Mountain Lodge'is kokku, tegin natukene riiete vahetust valmistumaks soojemaks päevaks ja hakkasin vaikselt tagasi astuma. Muidu temperatuurid olid nii, et eile päeval, kui ma tulin, see oli täitsa palav, nii et T-särgiga läksin sinna lõpuni, sinna Bayonne Lodge'i välja, siis kiiresti läks külmaks. Öösel läks mingi 0 kraadi peale, -1 isegi oli. Nii et tellitud magamiskott kulus täitsa ära, anti soe magamiskott. Seal sai T-särgiga täitsa magada. Aga siis mäkkeronimine, jah, see oli suhteliselt külm, -1 ja seal tuulekoridor iseenesest ei olnud tuuline, aga nii kui sealt välja sain, siis ja sealt ülespoole mäkkeronimiseks läks, siis sealt oli päris tuuline ja mäetipp muidugi ka. Ja nüüd praegalt temperatuur telefonis mul näitab 0 kraadi, aga ma arvan, et on juba vähe soojem ja nii kui päike välja tuleb, eks ta hakkab järjest soojenema ja kuidas ma nüüd jälle allapoole lähen, siis seda mööda ka läheb soojemaks, nii et vastavalt tuli siis riietust ümber korraldada. Muidugi, miks ma jopet kaasa ei võtnud, et eks mul väike seljakott ja ega siia ei oleks mahtunud ka, et mõtlesin küll, et võtaks kodus selle oma hea jope kaasa. Aga ei mahtunud kotti. Siit näiks, et valustus läheb sinna Bayonne Lodge'i. Ennem läksid ka ühed suurte asjadega seljas. Mingid külmakastid või värgid, mis neil olid. Et kuidas sa saad sinna kraami. Kõik tuleb seljast adida. Tata Katrail heedis tagasi ametlik matkalõde on sellega läbi. Et tuli siit see mikrobuss terve karja inimestega. Päris paljud on mulle ka vastu tulnud, et uus laar läheb sinna Bayonne Lodge'i. Vahepeal juhtus siuke pull lugu, et keegi naisterahvas jättis nagu kergelt nagu pargitöötaja muljepargi vaht, siuke vormisinine bluus ja siis mobiiltelefon, mitte mobiiltelefon, raadiosaatja käes. Ja siis ütles, et kas ta võib minuga pilti teha. No ma ütlesin okei, et võib pilti teha, aga et teeme siis minu kaameraga ka pilti. Siis küsisin talt, et või tema küsis kõigepealt mult, et kus ma pärit olen. Ma ütlesin Eestist, siis ma küsisin, kus tema pärit on. Tema ütles Filipiinidelt. Siis ma küsisin, et kas Filipiinidel on nagu tavaline, et niimoodi võõrastega pilti tehakse. Aga mul endal tekkis väikene kahtlus, et äkki ta ikkagist oli pargitöötaja, mitte lihtsalt matkaja ja siin midagi uurivad, et vaikselt, viisakalt, et ega inimesed siin lubadeta ringi ei patseeri. Ja teine asi Filipiinid, et Filipiinid on ju see riik, kus päris palju on näiteks emigreerunud Hongkongi ja ilmselt ka Taiwanile, et parema elu peale saada. Et ei teagi, mis värk oli. Ja paistabki taas Bayonne Mountaineering Center. Lähen igaks juhuks sisse raporteerin ka, et olen tagasi. Siis nüüd teavad, et ei läinud rajal kaduma. Bussi ootuslootuse keskel. Nüüd ahvilisi siin kohe terve kari. Kas inimesed parklast aeg-ajalt annavad neile midagi või miks nad siia kogunevad või lihtsalt uudisimulikud tardikud. Õhtuks tagasi samas Šuili majutuses, kus ma paar päeva tagasi olin. Ja nüüd on natukene teine tuba. Et siia sõit kulges kenasti. See turistibuss Alishan Salmon Lake liin, mis pidi ilgus täis olema, ei olnudki täis, mahtusin ilusasti peale. Pani mind Tinkenis kenasti maha, sealt shuttle bussiga sõitsin siia kesklinna.